Sügise saabudes lähevad meil päevad kord-korralt lühemaks ja pimedamaks, kuid paraku on nii juba loodud, et inimene vajab enda hea enesetunde saamiseks hästi palju valgust. See tähendab, kodul peaksid olema sellised ilusad suured aknad. Aga samas, kui on kodul selline suur aken, siis kas jõuab ikka talve jooksul tuba korralikult soojaks kütta? Tekivad nagu väiksed käärid. Kas on siis nii, et suur aken ja suur küttearve või ei ole see alati nii? No, ma arvan, et see päris nii ei ole, et tänapäeva klaasi- ja aknatööstus on jõudnud tasemele, millest võis seal mõned aastad tagasi undel näha ainult. Ja võiks siis öelda täna, et kuni selline välja, et 4-kordsed klaaspaketid, mida me suudame akendesse paigaldada, nende energiasäästlikkus on sedavõrd hea, et on vaevalt 2 korda kehvemad kui heal seinal. Räägime natuke puitakna viimistlusest ka, et millised võimalused siin on ja kui hästi ta tänapäeval vastu peab? No, ega viimistus selles mõttes võimalused puidul on loomulikult ääretult laiad, pea piiramatud, võiks isegi öelda, jah. Kaua ta vastu peab? See on selline spekulatiivne küsimus, sellepärast see sõltub ikkagi eelkõige ehituskultuurist ja selle akna ja ukse hooldajast, peremehest. Ega seal muud nagu öelda nagu ei oskagi, et enamik meie toodetest peab vastu väga hästi ja väga pikaealise viimistluse vastupidavusega, et siin kindlasti ei saa nagu tuua mingisuguseid selliseid kitsaskohti. Räägitakse passiivmajadest, passiivakendest. See aken kuulub sinna passiivakna valdkonna. No see on antud hetkel mitteavatav passiivakend puhtal kujul ja soojapidavuse näitajad on ikkagi alla 0,7, alla 0,6 isegi 4-kordse klaaspaketiga. Nii et tegemist on puhtalt passiivaknaga väga hea soojapidavusega tootega. Kui me tahame ikkagi meie kliimatingimustes ka sügise talvel perioodil saada piisavalt valgust, siis on ikka jäänud meil vajaka soojusest ja nüüd antud juhul ei pea me muretsema selle pärast, et me ei saa valgust. Suurte avatäidete korral ikkagi jäävad avatäidete ehk aknad väga soojapidavad ja me ei tunneta sellist ebamugavat tunnet istudes akende läheduses diivanil, toolil. Ei puhu justkui kuklasse mingisugune külm õhk või tuul, mida me tajume kehvemate klaasilahenduste ja akendelahenduste korral iseenesest. Külmakiirgus praktiliselt ei ole? Külmakiirgus on sedavõrd väike, et me ei taju või tunneta seda just nimelt. Üks koht on ikkagi lahti käiv ka rõduuks. Kuidas see lahendatud on, et see asi tuulepidavaks saadud on? Paralleellükanduste tuulepidavaks või tuulepidavana tootmine või tuulepidavaks tegemine on tootmises küllaltki keerukas ülesanne. Sellega on eelkõige pidanud pead vaevama ja probleeme lahendama suluse tootja, kes sellele lahendusele on nii algupärase süsteemi välja töötanud. Ehk meie poolt on lahendanud selle süsteemi Mako Austria tootjana ja muidugi on kõik sõlmelahendused ka hoolikalt läbi mõeldud, tihendused, lävepakud, uste poolte vahelised vertikaaltihendid, ülemised tihendid, need on kõik mitmekordse laia tihendusvõimalusega ja need on päris pikalt läbimõeldud ja kaalutud sõlmed olnud aastate jooksul ka kasutuses ja praktikas ära proovitud ja teatakse, kus need sõlmed vajavad parandamist ja aeg on teinud oma töö ja tänaseks on selline tänapäevale nõuetele vastav õhutihedus ikkagi toodetel olemas. Nii et siin selle lükandukse puhul on see viimane liigutus, kui ta nagu istub ülevalt alla, sellega surutakse tihendid kinni ja uks on tuuletihe. Õigem oleks öelda siiski, et see uks selleks, et ta liikuda saaks, vabastatakse tihendid lingi liigutusega alla ja siis see uks tõuseb lihtsalt üles ja vabastab tihendid ning teda on võimalik sellisel juhul alles peale seda liigutada. Ja samamoodi, kui me tahame ukse sulgeda ja tihedaks saada, siis me liigutame ringi üles ja tihendi surve ajub siis alla profiilide peale, kus ta saavutab siis oma täieliku tiheduse. Kumba osta nüüd natuke kallimat puitalumiinium või puitakent või siis odavamat plasti? Mis oleks veel selline pluss teema puitakna poole pealt? No, puitakna suur eelis ja ilu ja võlu on ikkagi seda oma eksklusiivne ja ehe välimus ja loomulikult on võimalik siin tuhandeid ja lausa piiramatu hulk värvilahendusi, nii katvate värvide kui lasuurvärvide, pool läbivastvate värvide valikus on siiski hästi palju toone.
Ja samuti võib nende toodetega kokku viia ka aknalauad. Identsed akendega siis aknalauad lisavad veelgi sellist eksklusiivsust ja isikupära. Kahjuks jah, praegu on õues veel plusskraadid, nii et mul ei ole seda kõige täpsemat testimist hetkel võimalik teha. See tähendab istuda särgiväel kuskil sellise suure akna juures ja tunnetada nüüd seda, kas on külmakiirgus läbi akna või mitte, kuid kui tuleb võimalus talve jooksul, siis teeme selle testi tingimata ära ja räägin ka teile oma muljetest.